Ei ole mitte palju neid asutusi, kes saavad tähistada niivõrd väärikat juubelit, nagu seda on meie haigla 235. 1785. aasta oktoobris ostis Eestimaa Kubermangu ühiskondliku hoolekande kolleegium Vana Mereväe haigla hooned, mis asusid praeguse Ida-Tallinna Keskhaigla territooriumil. Amortiseerunud hooned osaliselt lammutati ja 1786. aastal toodi uutesse ruumidesse esimesed haiged. Lihtrahvas hakkas uut haiglat Priihospitaliks nimetama, sest seal said vaesed tasuta ravi. 1800. aasta lõpus valmis uus haigla peahoone, kus sai ruumid ka kirurgiaosakond. Selles uues majas ehitati operatsioonituba ja sajandi lõpus tuli siia tööle kirurg Renaud Wistinghausen. Tema oli hea ettevalmistusega kirurg, töötas siin kuni 1918. aastani. Siis lahkus ta Saksamaale. Kirurgias hakkasid tööle Eesti kirurgid, Bruno Vahtrik, tuli Konstantin Koonik ja teised. 1804. aastal avati Priihospitalis sünnitusosakond. Sellel ajal sünnitasid haiglates üldjuhul vallasemad ja elu hammasrataste vahele jäänud naised. 19. sajandil olid haiglas sünnitamisel suured riskid, sest see oli aeg, mil haiglad ei olnud veel nakkusvabad. Ämmaemand oli rohkem toetava rolliga. Sünnituse võttis üldjuhul vastu arst. Ämmaemandatelt nõuti õpihimu, puhtuse ja korraarmastuse kõrval ka head kuulsust, kainust ja piiri jälgimist. Esimesed halastajaõed asusid Priihospitalis tööle 1892. aasta oktoobri keskel. Sel puhul kirjutas peaarst. Alles pärast õdede tulekut sai meile selgeks, millise asendamatu abi on haigemaja nende näol saanud. See haigla on väga hästi siiski ennast suutnud positsioneerida, on suutnud arstikunsti ja arengu panna kokku selliselt, et Eesti riigi tekkis siia tugev haigla, arenes haigla, olles konkurendiks Tartu Ülikooli haiglatele ja seda ka 50 aastat, mil oli Nõukogude võim. Keskhaigla arenes ja 30. aastate keskpaiku oli välja kujunenud kaasaegne korraliku varustusega haigla, mis osutas niisiis sünnitusabi, teraapia ja kirurgia patsientidele abi. Suured muutused toimusid sõdade perioodil. Valmis uus hoone 1939. aastal kirurgiakorpus. Nii pika haigla ajaloo jooksul on ju siin töötanud ju lugematul arvul arste ja ka, Eesti meditsiinilegende lausa, et mõned nimetaksin. Aastal 1919 hakkas asjaajamine eesti keeles, doktor Sibul, siis oli siin Konstantin Konik, nimi ei vaja kommentaare, tema oli kirurgia osakonna juhataja. Siis Zöge von Manteuffel, tema on nagu Euroopa nimi juba täielikult, tema töötas ka siin haiglas väga lühikest aega. Siin on üldse olnud väga kõva kirurgia. Esimese vabariigi ajal olid siin tõelised sellised legendid nagu doktor Kirnman ja doktor Rossmann. Nemad läksid Rootsi 44, aga siia jäid mitte vähem legendaarsed kirurgid, mõlemad osakonna juhatajad olid Georg Bernhard Järvekülg ja Benno Äniline. – 1922. aastal osutus lõpuks võimalikuks kauaoodatud röntgeniaparaadi ostmine. Avati röntgeniosakond. Järgnevatel aastatel osakonda laiendati ja hangiti juurde ka uut tehnikat.
sel aastal muretseti ka spetsiaalne haigete transpordiauto, diatermiaaparaat, elektermassaažisseade ja muud. Muuseas ka operatsioonikindad. Seni olid operatsioonid toimunud eranditult paljakäsi. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu nimetas 1940. aastal Keskhaigla ümber Tallinna esimeseks haiglaks. Järgnes sõda. Rindehaavatutega olid pidevalt hõivatud 2 suurt operatsioonituba, lisaks endised lõikustuvad vanas peahoones. Kirurgid ja operatsioonipersonal töötasid võimete piiril. – 1944. aasta märtsi pommitamisel langes haigla territooriumile 38 pommi. Tabamusi sai ka vana peahoone, mis süttis ja põles nii kiiresti, et ka mõned patsiendid hukkusid tules. 70 aastat haigeid vastu võtnud majavaremed lammutati. Haigla hoovil Ravitänava ääres paiknev Sirelihekk, mis kulgeb paralleelselt endise kirurgiamaja põhjaseinaga, võiks meenutada endist uhket Priihospitali peahoonet. Sünnituskünekoloogia plokk, mille ehitamist oli alustatud 1940, valmis aastal 1949. Põhiehitajad olid Saksa sõjavangid. Nüüd said kõik osakonnad omale omaette korruse. Uus maja suurte akendega oli puhas, valge ja hele. Inventar sai samuti suures osas uuendatud. Sanitaarrežiim oli range. Ema oli lapsest nii eraldatud, et kohtusid ainult imetamise ajal. – 1952. aastal saab haiglast Tallinna Vabariiklik haigla. Selle nime all oli haigla tuntud ja lugupeetud väga pika perioodi vältel kogu vabariigis. Tegu oli Põhja-Eesti kõrgeima tasemega ravi- ja konsultatiivkeskusega, mille teeninduspiirkonnas elas umbes 1 miljon inimest. Haiglas oli konsultatiivpolikliinik, mis hõlmas kogu Põhja-Eesti, aga ka Pärnu linna. 1980. aastal algas hoogne ehitus. Valmis uus ja moodne toitlustuskeskus 1100 patsiendile. Lisaks personalile 100-kohaline kohviksöökla. 1980. aasta algul oli Keskhaigla sünnitusmaja esimene, kes sai ultraheliaparaadi. Naisi tuli uuringule üle Eesti. 1985. aastal avati Baltikumi moodsaim silmakliinik. Hoones oli kokku 150 voodikohta. Mina hakkasin Tallinna Keskhaiglas tööle 87. aastal, kui pärast ülikooli lõpetamist, kui mind oli suunatud tööle neonatoloogiks, siis tollasesse vabalikusse haiglasse. See oli aeg, kus Nõukogude Liidus hakati arendama neonatoloogiat. Küll aga tuleb tunnistada, et nii materiaalne baas, saadaolevad ravimid, saadaolevad meditsiinitarvikuid, nende kõigega oli väga raske. Samamoodi Eesti iseseisvuse taastamise järel oli puudus kõigest. Õnneks küll laste ravimiseks meil õnnestus saada piisavalt häid meditsiinitarvikuid, piisavalt neid ei olnud, vanemõde luges sõnu peale, raisata ei tohtinud. See oli tõsine väljakutse. 90. aastatel taasiseseisvus Eesti algas väga tormiline areng ja ka see haigla läks sellega kaasa. Viimased 20 aastat, mis see haigla on olnud, kui Ida-Tallinna haigla, on olnud nii nagu mujal maailmas ka siin kõige tormilisem areng. Uut tehnoloogiat tuleb järjest peale, uusi erialasid tuleb, erialad arenevad erialasiseselt. 2001. aastal ühendati Magdalena haigla, Keskhaigla, Hooldushaigla, Järve haigla, Tõnismäe polikliinik, Mäekalda polikliinik ja diagnostikakeskus. Möödunud sajandi 90-ndatel oli kogu maailmas põnev teekond loomuliku sünnituse juurde ja ka Eesti haakus sellega ja 90. aastate alguses tulid meie jaoks esimesed välislektorid
selleks, et ka Eesti sünnitusmajade ja sünnitust muuta ema- ja peresõbralikumaks, perekesksemaks, sest sinnamaani ei olnud ju isad sünnituse juurde lubatud, ei olnud külastamine lubatud. Praeguse nimega Ida-Tallinna Keskhaigla oli selles valdkonnas pioneer. Me olime noored, need juhtivad arstid osakondades olid umbes sünnitajate eakaaslased, ehk et meie jaoks oli väga kerge aru saada, mida üks perekond, kes ootab last või kes tahab last saada, soovib, ja koos sellega me saime ka siis tõesti muutusi sisse viia. Hakkasime ka möödunud sajandi 90. keskpaiku tegelema imetamisega ehk laste loomuliku toitmisega, mis ütleme endises Nõukogude Liidus ei olnud nii suures fookuses olnud. Nii et kogu personalikoolitus sai esimest korda tehtud siis eelmise sajandi lõpuaastatel ja teise korra selle sajandi algusaastatel, mis päädis aastal 2008 lapsesõbraliku haigla tiitliga. See on väga tunnustatud tiitel üle maailma ja väga paljud selle nimel, et seda tiitlit saada, tuleb teha tublisti tööd. Sellest hetkest, kui 1785 hakati siin osutama abi, on see olnud koguseks selline, et on olnud patsientide usaldus. Personal on teinud oma tööd kvaliteetselt ja patsiendid on julgenud siia tulla. Esimesed 100 aastat see kõik baseerus eelkõige arstikunstil, arstioskustel, ämmaemandal, õel, nende oskustel. Arenedes järjest, arenes haigla, muutus tugevamaks ja nii nagu arenes ühiskond, hakkas siia tulema ka tehnikat. Aga mis on ühelt poolt arstikunst, teiselt poolt tehnika, nii nagu igal pool mujal, mida rohkem tehnikat, seda vähem on arstil võimalik välja näidata seda, mis on tema kunst, millised on just tema mõtted konkreetsemalt, kuidas tema eristub teistest kolleegidest. Kui me vaatame haiglat, siis võrreldes 60. aastate algusega on see kardinaalselt muutunud. See on muutunud kaasaegseks, tehniliseks ja arstidele maksimaalsete töötingimusi tagavaks üksuseks. See on põhiline, mis selle asja juures on ja see näitabki seda haigla juhtimist ja tema tegemist alates Niina Ajastest, Väino Tupitsast, August Roosilehest ja nüüd siis Ralf Pallikveest, kelle nendel kõigil meestel on olnud esimene soov ja esimene tähtsus kogu selle tegevuse juures luua haiglas maksimaalsed tingimused töötamiseks ja raviks. Ja mul on ülimalt hea meel, et Ida-Tallinna Keskhaigla renomee ühiskonnas on väga kõrge. Inimesed soovivad siia tulla, olles veendunud, et siin toimetatakse nendega kaasaegse võimaluste piires, nii palju, kui seda on võimalus, ja alati tehakse haigla poolt kõik, et patsient saaks ravitud. Praegu on tõusuperiood, sellepärast et mitmed erialad on siin juurde tulnud ja sünnitusmaja on kogu aeg tasemel olnud, kogu aeg pildil olnud läbi kõigi nende aegade ja praegused uued osakonnad ja kõik näiteks silmaoperatsioonid on Euroopa tase täiesti ja nii et haigla on praegu tõusujoonel jälle. Meil on teadusosakonnal on tegelikult konkreetsed ülesanded, et esimene ülesanne on siis aidata siis Ida-Tallinna Keskhaigla arstidel, õdedel, võib-olla ka hooldajatel oma teadustööd teha, ehk siis aidata siis avaldada tulemusi, ravitulemusi, teadustöö tulemusi, et siis näidata oma tööd kogu Eestile või siis ka tegelikult ka kogu maailmale. Teine suur suund on siis see, mida arstid igapäevaselt ka teevad,
on aidata läbi viia haiglas kliinilisi ravimiuuringuid, mis on kliiniline teadustöö iseenesest, et näiteks onkoloogiakeskuses on kliiniliste ravimiuuringute osa päris suur ja see on üks väga-väga tähtis osa. Kolmas osa, millega teadusosakond meil tegeleb, on nii-öelda meditsiini mõnes mõttes populariseerimine või siis inimestele, kogukonnale lähemale toomine ja üks selline suuremaid ülesandeid on siis õpilastele meditsiini tutvustamine ja meditsiini õpetamine, et meil on mitmeid projekte siis nii koolidega, näiteks reaalkooliga, kui ka siis näiteks Eesti Arstiteaduste Üliõpilaste Seltsiga. Et täpselt samamoodi toimub siis õdede poolsete teadustööde tegemine ja siis noorte õendustudengite nii-öelda sellise teaduspõhiste kokkuvõtete tegemine siis. Teadustöö, eks ole, kajastub selles, et kui palju siis publitseeritakse artikleid eelretsenseeritavates rahvusvahelistes ajakirjades ja kui me vaatame, palju siis Ida-Tallinna Keskhaigla arstid-õed siis publitseerivad, siis see on tegelikult päris hea tulemus, et mitukümmend aastas, et tegelikult ühe nii suure haigla kohta, nagu on Ida-Tallinna Keskhaigla, ma arvan, et see on väga hästi, et meil on tublid arstid ja õed. Teadustöö tegemine õpetavas haiglas on nurgakiviks haigla toimimisele. Et järgmiste juubelite juures juba räägitakse uuest haiglast, siis küll juba ei ole võimalik uhkustada sellega, et haigla on asunud ühe ja sama koha peal, aga uhkustada sellega, et vaadake, selles uues haiglas on üle võetud kõik see hea, mis tuli sellest vanast Ravitänava haiglast.